Ja jooks on saanud alguse. Leonida Tsepovi vedamisel läheb esimene ring. Roman Posti teisel kohal, Karel Ustar kolmandal kohal. Nii et 7 ringi jääb lõpuni. Et püüame saada ka väikese ülevaate. Millise tempoga mehed lähevad? Kuskil 67 sekundiga läbiti esimene ring. Jaa. Allan tuleb homme läbi, aga nüüd ei ole praegu kodus, ma olen just jooksmistes. Et nii esinelik on eraldunud teistest. Nii tempo on päris korralik. Orienteeruvalt 8 meetri vaheaeg 2.15. Ja kohe saame ka esimese kilomeetri vaheaja. Nii, see on võtke 2.48 ehk siis joostakse 8.30 tempos. Ma tegin nende näo kuskile tellimuse, isegi tellimuse ja võivad telefoni. 10.30. Vot see nüüd selle 3 kildi aeg. On nüüd kilomeetri aeg, et vaadata, mis seal mõtlegi hea ja see ei ole. Nii, Roman Posti vedamisel läheb. Nii, Roman Postit läheb seirama Karel Ustar. Ilmselt on tal veel meeles, et laupäeval siin sama staadionil lõpusirge keskel pidi ta mõne sekundiga alla langama just nimelt Romanile 91. suurjooksu ümber Viljandi järve lõpuehitusest ja vaatame, kas Karelil on täna nii-öelda jaksu Romani sellise tugeva keskmajooksu minevikuga maratonari lõpuspurdi vastu. Nii. Roman ja Karel ees, neid seiramas. Leonida Tsepov. Ja nii, Karel pakub nüüd oma tempo välja.
et toimub selline sõbralik vedamine. 3 minutit lõpuni. Peatselt saame ka 2 kilomeetri vaheaja. Ei tea, kas nad need panevad mõnda Kahe kilomeetri vaheaeg on orienteeruvalt 5:40. Ja viimane kilomeeter on alanud ja kohe jääb jooksu lõpuni 2 ringi ehk siis 800 meetrit. Ja nüüd ei ole maha jäänud selle viimase 2 ringiga esituuast ja ka ja siis nad jõuavad küll mööda. Ja siis tõite 2 kuud nagu sõda. Või noh, rohkem nagu nii, noored jooksevad siin oma jooksu. Neil jääb 800 meetrit lõpuni, kui liidritel pool kilomeetrit ehk siis 500 meetrit lõpuni. Jätkuvalt Kaare Lutsari tempos. Et minuti pärast päevega kordub laupäevane olukord kui päevast staadionil, kus Romanni lõputusele ei jaksa veel vastu panna. Aga nii, 300 meetrit lõpuni ja tagasi liigeliselt põlevus algab. Nii. 250 peal läheb vedama Roman. Olulist kiirendust ta veel ei tee, aga siiski. No nii, nüüd siis tähte keskma mehe lõpuspurti. Romanni võiduaeg jääb kuskil 8:25 kanti. Karenil 8:30 peal, et kindlasti teevad kohtunikud veel täpsustused. Ja ka 4. koha võtab Karen Kaavikilki, 3. oli vahepeal ja nii Platsepov. Ja vaatame nüüd ka noorema vanusklassi poisid on ka viimasel ringil enda kohad ära jaganud. Nii et selle vanuseklassi võitjal jääb 200 meetrit lõpuni. Nii et vaatame, kes ja kuidas. Johannes Laur võtab siis selle vanuseklassi võidu. Tema võiduaeg tuleb kuskil 9:40 peale. Ja Gert Kast kaasab aja kindlalt alla 10 minuti, nii et väga tubli. Seega, kui meeste aegu siin vaadatakse, loen ette